Loen teile ka. Loen. Ja ma loen ka. Ja ma loen. Ma loen. Ja ma loen. Loen. Ja ma loen. Minä loen. Loen ka. Ja loen. Minu nimi on Jan Markus, imetore etendus Andrus Kivirähk. Kas kass oli teada andnud, et laupäeval võib aias näha teatrietendust? See tundus põnev ja kõik tulid kohale. Koer, vares ja terve põõsa täis varblaseid. Lisaks seisis plangu ääres ka suur lumememm, nii et publikut oli rohkesti. Teatrilava asus Raagus Sireli põõsal. Kass oli lumesabaga minema pühkinud, nii et paljastus lapike musta mulda. Just nimelt sellel väikesel platsikesel pidigi etendusaset leidma. Millal peale hakkab, küsis vares. Kaua me peame ootama? Kohe, rahustas kass. Palun õige pisut kannatust. Kas nalja ka saab? Uuris lumememm. Teatris peab nalja saama, muidu on jõle igav. Kõige lõpusam on see, kui keegi kukub. Jaanuaris siis, kui libe oli, kukuti tänaval kogu aeg. Inimesed kõndisid, aga siis olid järsku selili maas. Jalad taeva poole, küll ma naersin. Minu meelest pole selles midagi naljakat, ütles koer. Kukkuda on valus. Teine naljakas asi on see, kui tuul mütsi ära viib. Jätkas lumememm. Koera sõnadele tähelepanu pööramata. Veebruaris siis, kui tuiskas, juhtus seda sageli. Kõva tuul tiris inimesel mütsi peast ja kandis kõrge hange otsa. Inimene pidi käpuli sinna otsa ronima, et mütsi kätte saada. Ma naersin nii, et kõht kõveras. Mulle sellised lollid naljad ei meeldi, lausus koer. Mina tahan teatris näha hoopis midagi ilusaks. Midagi hingele. Millal peale hakkab, küsis vares uuesti. Ainult üks hetk veel, palus kass ja läks lumest puhastatud lava juurde. Seal surus ta koonu vastu maad ja susistas. Tule juba, publik ootab. Ma ei julge, piiksus keegi peenikese häälega. Ma nii jubedalt pobistan. Ole nüüd, lohutas kass. Küll sa näed, kõik läheb hästi. Rahvale meeldib kindlasti. Ei, ma ikka kardan, jätkas piuksuv hääl. Nii hirmus on lavale tulla. Preilikene, kostis nüüd maa alt kellegi jäme hääl. Uskuge mind, pabistamiseks pole mingit põhjust. Me ju harjutasime hoolega ja tegime mitu kuud proovi. Tekst on teil kenasti peas, kostüüm imeilus, soeng laitmatu. Minge ja särage, uskuge, teid ootab suur menu. Vihmaussil on õigus, kinnitas kass. Kuul ometi lavastajat. Palun tule, publik ei jõua kauem oodata. Olgu peale, ohkas õrn hääleke. Ma tulen. Tubli, kiitis kass ja hõikas siis. Daamid ja härrad, palun tähelepanu. Etendus algab. Ja vaevalt oli ta seda öelnud, kui must mulled kahele poole laiali vajus nagu teatri ees riie. Nähtavale ilmus väike lumikelluke. Rõõmsat kevadet, ütles ta heleda häälega. Igav jama, mulle ei meeldi, hüüdis lumememm vihaselt ja sulas ära. Aga teiselt pealtvaatajad olid väga rahul. Just sellist etendust nad oodanud olidki. Kõik tõusid püsti ja plaksutasid lumikellukesele suure vaimustusega. Minu nimi on Stefani, täispuhutav vanaisa, Andrus Kivirähk. Anul oli täispuhutav luik, Markusel oli täispuhutav hai, Indrekul oli täispuhutav krokodill. Suvi oli käes ja ilm oli kuum, nii et oleks võinud minna randa ja supelda koos nende elukatega. Nii, et meri vahus, aga paraku oli lugu nii, et väikesed lapsed ei tohi ilma täiskasvanuteta ujuma minna. Täiskasvanutel on aga suvel kohutavalt palju tegemist. Küll peavad nad muru nihtma, küll aeda värvima, siis tuleb pügada sireleid ja rohida peenraid. Ning Anu isal oli koguni katuse parandamine pooleli. Mere äärde polnud aega minna, mitte kellegi.
täiskasvanutel poleks mõtet suvel maale tullagi. Kui nad siin ka ainult tööd teevad, ütles Markus vihaselt. Istuge edasi linnas ja Anu ja Indrek ohkasid ning täispuhutavad loomad olid ka väga kurva näoga. Siis ilmus nurga tagant nähtavale Liina lilleline rannakott üle õla. Lähme suplema, hõiskas ta. Ilma ema või isata ei tohi ju minna, urises Indrek. Vähemalt üks täiskasvanu peab lastel silma peal hoidma. Nii nad ütlevad. Minu vanaisa hoiabki, ütles Liina. Võttis rannakotis mingi rulli keeratud asja ja hakkas seda täis puhuma. Mis loom see sul on, küsis Markus. Suur jänes, pigem pandakaru, pakkus Anu. Liinal oli puhumise ajal raske rääkida, aga üritas siiski. See pole üldse loom, pigistas ta läbi hammaste. See on vanaisa, täispuhtav vanaisa. Ma eile poest ostsin, täispuhtav vanaisa, kordasid teised ja puhkasid naerma. Aga kui Liina edasi puhus, jäi naer katki, sest tõepoolest see oligi vanaisa. Pika valge habemega, algul küll üsna lahja ja kortsus, aga mida rohkem õhku talle sisse puhuti, seda paksemaks vanaisa läks ja lõpuks oli päris ümmargune, peaaegu nagu pall. Valmis, ütles Liina ja pani vanaisale korgi ette. Täispuhutud vanaisa naeratas lahkesti ja lausus. Ilus ilm. Täna mis oleks, kui läheks suplema ja jäätist ostame muidugi ka. Seda ei pidanud mitu korda ütlema, otse loomulikult. Mindigi jalamaid randa, otse loomulikult ostis vanaisa seal kõikidele lastele jäätist ja limonaadi ning otse loomulikult möllati mere ääres õhtuni välja. Vanaisa ise hõljus rahulikult lainetes ega söönud midagi. Minu kõht on õhku täis, seletas ta. Enne koju minemist laskisid lapsed oma kummiloomad õhust tühjaks ja Liina rullis kokku ka vanaisa. Vägev vanaisa sul, kiitis Markus. Mina tahaksin endale ka sellist. Meie ka, hüüdsid Indrek ja Anu. Pood on veel lahti, lähme ostame, ütles Liina. Lapsed jooksid koju, võtsid oma hoiupõrsastest raha ning ostsidki endale täispuhutavad vanaisad. Anu oma oli punase habemega, Indreku oma musta habemega, aga Markuse vanaisa oli kiilakas. Järgmisel päeval oli rannas veelgi lõbusam. Emad ja isad võisid rahulikult oma igavaid töid teha, sest täispuhutavad vanaisad vaatasid laste järel ja mängisid vahepeal neljakesi pitši. Mina olen Andri 6. klassist. Loen katkenud Jüri Parje jutust Katkine kruus. Ema ostis Räbala kaupmehelt ilusa valge kruusi. Ütles, et see on ilus kruus, et sellest on hea kohvi juua või jälle hea piima lauale tuua. Kui ema välja läks, võtsime meie Joosepiga kruusi kapist välja ja hakkasime vaatama. See oli ikka ilus kruus küll. Pilt pealt. Seal oli 11 hane ja mees, suur vits käes. Hanedel olid pikad kaelad ja üks hanni teiste taga oli pisike. Pildi kõrval oli veel vene või saksa või teab mis keeli salm. Mina ütlesin, nüüd mina küsin ema käest selle kruusi endale ja hakkan siit jooma. Joosep ütles, no vale, ei ema seda sulle anna, sellest joob isa. Või toob lauale siis, kui küla inimesi on. Siis Joosep ütles veel, ma näitan, kuidas kaupmehed proovivad, kas kruus on terve. Tema pani kruusi pihu peale ja lõi sõrmenukiga külge, aga kruus ei teinud mingit häält. Siis võtsin mina ise ja proovisin. Esiti ei teinud ka häält, aga kui ma kõvemini lõin, siis tegi küll häält, et on terve. Aga kui ma veel kõvemini tahtsin lüüa, kukkus kruus maha ja läks katki. Mina kohkusin koledasti ja ütlesin, jumal küll, Joosep ütles, aga sa nüüd ema käest saad. Ja siis hakkas Joosep nutma. Mina korjasin tükid ära, viisin sahvrisse, kapi taha nurka ja ütlesin Joosepile, ära sa emale kaeba. Siis mõtlesin, et mis nüüd saab, et kuidas ma emale ütlen, et peksa ei saaks. Või viskaksin tükid ära ja valetaksin emale, et ei teagi, kus kruus. Aga kui Joosepiga pahaseks saame, siis tema ikka ütleb ära ja valetada ei tohigi. Oh jumal küll. Nüüd mina mõtlesin ühte lugu kruusi peale. Ei tahtnud süüa ega kedagi.
ema ütles, et mis sul on, et süüa ei taha, kas sa oled haige? Et ma tahan võileiba, aga mina ei tahtnud midagi. Ja kui vanaema peale sööki õhtupalvet luges, siis mina ka palusin tasakesi, et armas Jumal, kuidas sellega saaks nii, et ma ema käest peksa ei saaks. Mina olen Sade Karja ja loen katkendi Johann Rowlingu raamatust Harry Potter ja saladuste kamber. Azkabanis, küsis Harry hämmeldunult. Azkabanis, võlurite vanglas Goyle, vastas Malfoy teda uskumatult jüllitades. Ausõna, kui su mõtlema oleks veel natuke aeglasem, hakkaks see käima tagurpidi. Ta nieles kärsitult toolile ja ütles, isa käsib mul varju hoida ja lasta Slytherini pärijal tegutseda. Ta ütleb, et kool tuleb kogu sellest sopaveresest rämpsust puhastada, aga ei luba mul sekkuda. Muidugi on tal endal praegu muresid piisavalt. Kas teate, et Võlukunstiministeerium tegi meie Häärberis möödunud nädalal läbi otsimise? Harry püüdis Goyle'i tuimale näole mureliku ilmet manada. Jah, jätkas Malfoy, õnneks ei leidnud suurt midagi. Isal on väga väärtuslikke musta maagi esemeid, aga õnneks on meil elutoa põranda all oma salakamber. Hoo, ütles Ron. Malfoy vaatas talle otsa, Harry vaatas ka. Ron punastas. Isegi ta juuksed hakkasid punaseks minema. Tema nina venis samuti aeglaselt pikemaks. Nende tund oli läbi. Ron muutus jälle iseendaks ning Harry mõistis õudustäis pilgust, mida Ron talle heitis, et ilmselt muutub ka tema. Nad mõlemad hüppasid püsti. Ma tahan kõhurohtu, ühmas Ron ja nad jooksid pikemalt venitamata läbi Slytherini puhketoa, tormasid läbi kivimüüri ning tõtsid mööda koridori, loodes meeleheitlikult, et Malfoy ei olnud midagi märganud. Harry tundis, kuidas ta jalad Goyle'i tohututes kingades libisesid ning ta pidi kahanedes oma rüüsabe üleval hoidma. Nad jõudsid klobinal pimedasse vesipüüli ning kuulsid summutatud mütsatusi seinakapist, kuhu nad olid Crabbe'i ja Goyle'i lugu tabannud. Nad jätsid kingad kapiukse taha ning kihutasid sokkis marmortepist üles Mauga Myrtle'i pesuruumi. Päris aja raiskimine see ei olnud, ähkis Ron pesuruumi ust nende järel kinni tõmmates. Ma tean, et meil pole endiselt aimu, kes on nende kallaletungide taga, aga ma kirjutan homme isale ja ütlen, et ta kontrolliks Malfoy elutoa põrandalust. Harry vaatas ennast mõrasest peeglist. Ta oli jälle normaalne. Ta pani prillid ette. Ron aga tagus vastu Hermione kabiini just. Hermione, tule välja, meil on sulle nii palju rääkida. Minge ära, piikseldas Hermione. Harry ja Ron vaatasid pilke. Mis sul viga on? Küsis Ron. Sa peaksid praegu jälle normaalne olema. Meie oleme. Aga äkitselt liugles läbi kabiini ukse Mauga Myrtle. Harry ei olnud teda veel kunagi nii õnnelik on näinud. Oodake ainult, kuni te teda näete, ütles ta. See on hirmus. Nad kuulsid, kuidas lukk lahti vajus ning nähtaja ilmus nuuksuv Hermione, rüü üle pea tõmmatud. Mis lahti, küsis Ron ebalevalt. Kas on ikka veel millisenti nina või mis? Hermione laskis oma rüül alla vajuda ning Ron taganes vastu valamut. Hermione nägu oli musta karvaga kaetud. Tema silmad olid kollased ning juustes ulatusid välja pikad teravad kõrvad. See oli kassi karv, lõugas Hermione. Millised pulstroodil on ilmselt kass ja möginat ei tohi kasutada loomamuundusteks. Ütles Ron. Oi, küll sind hakatakse kohutavalt narrima, rõõmustas Myrtle. Pole midagi, Hermione, ütles Harry kiiresti. Me viime su haigla tiibe. Proua Pomfrey ei esita kunagi liigseid küsimusi. Kulus hulk aega enne, kui neil õnnestus veenda Hermione pesuruumist lahkuma. Mauga Myrtle saatis nad teile palju naerupahvakuga. Sa ainult oota, kuni kõik teadavad, et sul on saba. Tere, mina olen Mairan. Täna ma loen raamatu nimega Tegemata tegemised. Ma loen lugu nimega Mehe lõhen. Ma alustan nüüd. Ühel pühapäevasel varahommikul helistas Sutt. See oli veider, sest tavaliselt magas Sutt isegi koolipäeval hommikuti sisse. Too oli väga rõõmsa ja energilise häälega, mis tegi asja veel kahtlasemaks. Ning kuidagi juhtus nii, et oli ka juba minu maja ees. Esimese hooga ei saanud ma arugi, mis toimub, aga tundsin mingit ubedat haisu. Mitte rõvedat nagu kakahais,
mis pea valutama panev, vaid pigem sellist, nagu oleks 100 tädi koolisaalis kinni. Noh, need tädid, kes lõhnastavad ennast liiga palju. 100 tädi asemel oli aga ainult üks sutt, kes ajas paari erilast enda juures minema. Tead, väike sutt, kui mind nägi, ma lähen kohtingule. Mis asja? Kohtingule? Kuidas sutt, kes tunnis peeretab, röhitseb ja nina nokib? Suutis endale tüdruku leida. Kuidas? Ema ütles, et naistele meeldib, kui mees hästi lõhnab. Noh, et mitte ei haise higi järele, aga lõhnab normaalselt. Sutt tõesti ei armastanud ennast pesta ja lõhnas aktiivsuse järele, nagu klassijuhataja ükskord ütles. Mind see haisemise osa ei huvitanud. Ma tahtsin pigem teada, et kuidas ta tüdruku sai, aga sutt muudkui vatras edasi. Vanaema kinkis mulle ükskord sünnipäevaks deodorandi ja ma nüüd lõpuks kasutasin seda. Saad aru, täiesti mõttetu on ennast pesta iga päev. Noh, ta võttis taskust deodorandipudeli, näe, ja suunas selle minu pihta, aga pudelist ei tulnud midagi. Pagan, otsa saanud. Jaa, aga see kohting. Kohting. No kuule, kui ma nii hästi lõhnen, siis saan vabalt iga tüdruku. Ema ju ise ütles ja tema juba ei valeta. Tema teab neist naiste asjadest ikka kõvasti, selgitas sutt ja serilase pea kohalt ära. Ma ei tea, kas nii palju lõhna ikka meeldib neile. Ole nüüd, mäletad vanasõna. Küllale liiga ei tee. Mida rohkem mul head lõhna peal on, seda rohkem tüdruku ma saan. Lihtne matemaatika, ütles sutt ja kaputas endale vastu pead. Ma ei olnud kindel, kas see matemaatika just niimoodi käib, aga siis küsis sutt, mitmel kohtingul mina käinud olen. Pidin tunnistama, et mitte ühelgi ning nõustuma, et paraku on tema nendes asjades targem. Kui juba ema teda selles asjas nõustab, siis kes olen mina, et vastu vaielda? Sutil oli deodorant tühjaks saanud ja ta tahtis uut osta, et oleks ka homme, mida pihustada. Seega otsustas ta poodi minna ja kutsus mindki kaasa. Lubas väärkraami minu peale ka pihaserdada. Kuna ema oli öelnud, et ma terve päeva jälle pleissi ei oleks, aga uut tarka ju teha polnud, siis läksin kaasa. Jalgsi kesklinna minemisest loobusime kiirelt, sest mingil kummalisel põhjusel ründasid sutti pidevalt herilased ja see ajas teda täiega närvi. Läksime bussipeatusesse ning ootasime seal. Meie kõrval istus kohe hambaga vanamutt, kes karjus võõras keeles oma telefoni, siis pani ta kõne ära ja võttis kotist teise telefoni, et sinna edasi karjuda. Järsku ja vanamutt vait, vaatas meie poole ja ütles midagi. Sutt raputas pead, ütles, et ma ei saa aru ja serilase minema. Mutige võttis telefoni ja karjus uuesti sinna sisse. Vahepeal näitas näpuga suti peale. Huvitav, mis tal viga on, küsisin mina vaikselt. Ema ütleb, et sellised naised, kes palju karjuvad, on kuumaverelised. Ma täpselt ei teadnud, mis see tähendab, aga kujutasin ette, et kui see tädi lõhki läheb, siis ta veri pritsib igale poole ja kõrvetab meid. Lõpp. Mina olen Maria. Mina loen raamatu, kui mind üldse olemas ei oleks. Henno Käo. Mõnikord ma mõtlen, et mis siis saaks, kui mind üldse olemas ei oleks. Vaevalt küll, et siis eriti nalja saaks. Või kui saakski, siis need naljad ei ajaks mind naerma. Aga päris naermata ma ka olla ei tahaks, kui mind üldse olemas ei oleks. Kui mind üldse olemas ei oleks, siis läheksin ma Andrese poole.
Andres elab meie kõrval korteris. Ta on 6-aastane, nagu minagi. Mis siis, et mind üldse olemas ei ole? Läheksin Andrese tuppa ja teeksin tema mänguasjade kappi ukse lahti, kui see juba lahti ei oleks. Tegelikult on see uks kogu aeg pärani, sest Andres on kohutavalt lohakas. Mina küll nii lohakas ei oleks, kui ma olemas oleksin. Siis võtaksin ma kapist kuukulguri ja paneksin vaiba peale sõitma. Kuukulgur on väga vana asi. See kingiti Toomasele 10 aasta eest. Toomas on Andrese suur vend ja praegu sõjavaes. Mul oleks 2 suurt venda tarvis, kui ma olemas oleksin. Aga mul ei ole ja ma pean Andrese kuukulguriga mängima. Andres lubab seda väga harva. Ta on kadekops. Mis sest, et lasteaias syötatakse teda hoopis nunnuks. Ta on ju nii nunnu nägu. Mina nii nunnudega tegemist ei teeks, kui ma olemas oleksin. Aga kuukulguriga tahaksin ma küll tegemist teha, isegi kui mind üldse olemas ei oleks. Kuukulgur käib patareidega ja ronib kõikidest asjadest üle ja suriseb kenasti. Ja siis tahaksin ma Andrese nägu näha, et mis nägu ta teeks, kui kuukulgur iseenesest kapist välja sõidaks. Andres jookseks muidugi kohe meie ukse taha kella laskma. Pistaks siis oma nunnu näo ukse vahelt sisse ja küsiks mind. Ta tahaks minu ees oma võlu kuukulgriga hoobelda. Aga ema ütleks, et sa, Andres, eksisid vist uksega ja et siin küll sihukest poisieeli ei ela, kui mind muidugi üldse olemas ei oleks. Andres kukuks ehmatuses ukse matile istuli ja ei saaks millestki aru ja vaheks muud kui oma nunnu näoga minu emale otsa ja hakkaks vist tonnima ka. Igatahes hakkaks paras kah. Miks ta siis ei luba oma suure venna kuukulgurid minule mängida? Ega ma ära lõhuks, kui suur vend Toomas ükskord sõjaväest tagasi tuleb, oleks kuukulgur täbi pealt sama terve kui praegu ja ta võiks sellega jälle mängida. Ainult patareid oleks vist läbi. Aga neid saab poest või mine sa ei tea. Kui Andres oleks juba natuke aega tönninud, hakkaks mul temast hale ja ma ronisin esiku kapist välja ja oleksin jälle olemas. Ja kui Andres siis ütleks, et tahtis mind juba ammu kuukulgriga mängima kutsuda, oleks mul väga kahju, et mind vahepeal üldse olemas ei olnud. Lõpp.